Rakveres võiks olla näiteks, kui oleks nagu Tallinnas linnaosa valitsused, siis oleks 19 abilinnapead Rakveres, sest Rakveres on 19 linnaosa. Raivo on nimelt Rakvere linna kombe- ja keeleõpetaja, galerist. Mirjam on Uhtna kooli huvijuht ja Mirjam on ka... Tundub, et Sirje on leidnud endale väga mõnusa hibiliku topi. Ja Sirje on tuntud ka nimega Tädi Sirje. Riho on hütt. Riho on kuulus klaasikunstnik ja galerist. Riho on, ütleks välimuse järgi tulnud välja nagu selline mõnus 70ndate Alevipoiss. Tavaliselt toimetamas siis veidi eemal, aga Rakveres on üks koht saanud väga autentse nime rahvasuus. Kastanja Areena perenaine. Ene on seenior tantsu eestvedaja ja Tarmompää tantsurühmade juhendaja. Teie ees on Merike. Merike Mäe. Merike on igapäevaselt florist ja eelkõige lasteaedi. Nii et homme on koolis ilmselt juttu küll. Marika on saanud endale selga erinevad, ütleme kõik sinise 50 varjundid. Teie eest Tiina. Tiinal on ka siis teine nimi loomulikult, Tiina Kaldmaa. Tiina on teenindusspetsialist igapäevaselt kaupluses Anome. Rakvere üks legendaarsemaid kaupluseid ja ma ütleks, et valitud kostüüm sobiks väga hästi nii elamuste põnevate toodetega. Eivest väljas olev linnu-uurija. Ehk siis Sveniga on võimalik minna uurida linde. Maija Simkin. Kukub lille kõrval ja ootab armastust. Kuidas läheb üks mees, kelle naine on taimeseadja, sauna? Ikka võtab taimse käekoti kaasa, paneb enda õlle puntsu, kaseliha ja piimapudeli sisse. Naisele piima, endale õlut. Ja jälle tore taaskasutus. Pärast sellise kuuma suvega, nagu meil praegu on päevavari asendamatu aksessuaar ja ausalt üteldes selle päevavarju kandmine treenib ka igapäevaselt musklit. Ei ole tarvis minna jõusaali. Aia kultuurikeskuse ja Kunderi rahvakooli taimeseadja juba palju aastaid ja käekotiga. Selliste aksessuaaridega võib minna aiapeole, igapäevaselt poodi või kodusele grilliplatsile. Kuidas parasjagu vaja on? Lilleseaded, mis on samuti kokku pandud siis riidekapist leituga ja nagu näete, siis kombinatsioone on erinevaid, aga neid kõiki ühendab mõnus vintage vibe ja väga maitsekas kokku kombineerimine. Ning võib-olla nii mõnigi teist saab siit ideid oma järgmiseks suviseks aiapeoks või miks mitte ka, ma ei tea, Võsu rannafestile.
Rakvere linnavolikogu liige. Lisaks sellele on ta ka Rakvere Eragümnaasiumi õppekorralduse juht. Nii et meil on 2 kooli täna siin esindatud ja lisaks ka loomulikult lahtine jalanõu. Aga miks mitte ei võiks ka Raivo minna randa. Raivo lihtsalt on nii lahedad sokid, et kus mujal nendega siis pildile minna kui ranna. Ja särgi sama, et kaitsta päikese eest, sest seda meil viimasel nädalal on olnud. Ja loomulikult, milline päevitus pruunil ja sellisest Ameerika show'st nagu That 70's Show. Lihtsalt aega on veidi möödunud, aga stiil on jäänud. Väga mõnusa ning värvis valdavad allikad, aga väga mõnusalt teevad kokku valitud aksessuaaridega. Mirjam. Mitte ühtlase rohelise, vaid läbiva musta joonega topil ning pika seelikuga. Ma usun, et homme näeb Mirjamit ka koolis, Uhtne koolis huvialajuhina. Võiks pühapäeva muuseumides veeta. Lähed mõnusalt, laiad linna peal, paned kohvikus jala maha, oled isegi binokli kaasa võtnud. Ja naudid. Sellise valge, punase harmoniseerumi, väga klassikaline. Ning sinna juurde koodud kõrge jätkame. Avele järgneb Hiina. Selline punane täpselt, millega minna Pikale tänavale näiteks mõnusaid kokteile nautsima ja sealt edasi teatrisse. On see siis suveetendus ka. Marika. Väga hea sain hääle tagasi, sest siit saabub Sven. Sven, kes on pannud ennast täna siuke selle tagant esiti tundus, et siuke bus driver style, et Helena on üks neist, kes tänased soengud on teinud. Õhtusesse mõnusasse olemisse. Villeriin on riidekapi asutaja 2 aastat tagasi siia Rakveresse ja ütleme nii, et on toonud Rakvere moeellu ikkagi omajagu sellist mõnusat vaibi oma riidekapiga ja kõige julgemate ja heas mõttes edevate inimeste kogunemine. Kasutage julgelt!